mõtleb jah. tere, oleme jõudnud jälle laivi. Oskar ei ole jõudnud laivi, Martti on jõudnud laivi, Oskar on jõudnud ka laivi, täna kõik toimis. Ei vilgugi. Iga kord on hing kinni, kui hakkad Facebookis tegema live-ülekannet, sellepärast et ei väsi kordamast, et see teeb üllatusi. Kõik on kogu aeg ühtemoodi ja vahepeal lihtsalt ei lähe laivi. Aga nii on, ju siis ei ole Facebook selle jaoks mõeldud. Järjekordsed maaklerjutud, järjekordne kolmapäev, ma ei tea, mitmekümnes nädal läheb juba. Päris mitu jah. Mis me oma podcastiga teeme, on see, et kuna me oleme nii pisid mehed, siis me hakkame lubame, et me ei räägi enam tund aega, vaid tõmbame selle kontsentreeritud maksimum 30 minuti peale, mõnikord lühemaks. Kuulata ka nagu. Oleks lihtsam kuulata ja kui keegi tahab, siis ikka ja jälle selleks me seda siin teeme, et meilt tegelikult küsida. Et kui tahate midagi küsida ja arvet mitte saada, siis küsige siin otse laivis. Või siis küsige ja kirjutage ette ja siis järgmine live me saame seda arvutada. Nii lihtne see ongi. Jep, siis meil on Loopargis järgmine kolmapäev tulemas kliendipäev 5-6, et tulge kohale, ülimadalad kommunaalkulud, kuidas see võimalik on, tulge küsige, siis näete. Ja mis on oluline võib-olla, need katusekorterid ei ole siis vana katus alla ehitatud, vaid kogu see konstruktsioon kuni põrandast kuni harjavarreni on kõik uus. Et tegelikult on tegemist justkui uus arendusega. Alumised 2 on vana kortermaja, mis on siis kõik see ülemine osa on täiesti uus. Ja oluline veel siis see, et kogu maja küttesüsteem on vahetatud, pluss selle kommunikatsioonid kõik, et selles mõttes see maja on kivimaja. Kõik, mis on täna kaasaegses korteris olemas. On seal olemas. Martti räägib kõvemini sellepärast, et Martit ei ole kuulda, eelmine kord tehti ka kommentaar selle peale. Ta on mikri enda. Ta mikri enda ette, minul on nii kõva hääl. Jah, sa räägid nii palju jah. Ja siis, mis veel? Tapal on üks arenduspakkumises, arenduskinnistu siis, et ehitusloaga, minge vaadake, Tapa 28 oli see aadress ja nii ongi. Tapast rääkides, siis täna me ju rääkisime hüpoteeklaenuga ja siis mingi aeg oli seal Tapa kõige kuumem koht, kuhu laenu anti, et lihtsalt taustainfoks, kus flipiti kortereid. Võib-olla see jätkub, aga öeldi, et nemad andsid varem. Jah, et päris huvitav, et jah, kui mõelda, et siin väga paljud inimesed, kes mul seda projekti vaadanud on, ütlevad, et Tapa on pommi auks, oli tehta midagi, siis ma olen ühtepidi nõus. Aga teistpidi Tapa linn on ikkagi selline koht, mis maa muna pealt ilmselt ära ei kao. Elu käib. Omanik just helistas mulle, et ütles, et keskpark sai ka valmis, nii et ma polegi seda näinud, minge, kes teab, see teab. Ja see projekt on tegelikult täpselt selle keskväljaku juures, nii et kesklinnas jah. Täitsa kesklinnas jah. Ja seal on 12 korterit, mis tähendab tegelikult seda, et see maht Tapa linna peale ei ole nagu üldse suur. Mis tähendab seda, et tegelikult kindlasti sellele ostjad oleks lihtsalt küsimus on, keegi julge peab selle põhimõtteliselt oma rahaga ära tegemiseks, et ilmselt pangad sinna ka nagu hea meelega, väga hea meelega ilmselt raha ei anna, aga kui on mingid head tagatised või kõva tegija, siis ma ilmselt arvan, et probleemi pole. Ja nüüd on 2-toalised korterid seal kõik projektis. Okei, sellega kõik. Millest me täna räägime, Martti? Käisime investeerimisfestivalil, nägime palju entusiastlikke inimesi. Väga palju. Kellel on teeala sees ja kellel on tee käidud ja on juba nii, ütleme siis suureks arenenud või tegutsedes saanud, aga ikka kõigil oli jutt, et ikka tuleb edasi tegutseda ja tahetakse laieneda ja ütleme siis, kes on natukene seal võib-olla aktsiaid ostnud, järgmine on juba, kes on siis natuke kinnisvara ostnud. Ja siis järgmine tase oli minust see, et kes on juba hakanud välismaale kinnisvara ostma. Ma arvan, võib-olla niisugused etapid nagu. No ja selles mõttes räägime ikkagi seal väga, et investeerimisfestivalil alustaks võib-olla sellest, ei käi algajad. Et tegelikult seal käivad ikka vanad kalad, kes teevad väga suuri asju ja ikka mitmetes, 10 miljonites ka, ja seda know-how'd seal jagatakse. Aga see vahemik ongi väga erinev. Väga erinev ja tegelikult selleks see tore ongi see investeerimisfestival, et miks ma seal käin on samamoodi, et seal on väga palju erinevaid inimesi. Väga äge minu arust kuulata alati noori 18-aastased, kes sul saunas räägivad, et teevad oma esimese oste ja kuidas nad kõrbevad või kuidas nad võidavad
ja nii edasi. Et selles mõttes ja saad lihtsalt uusi ägedaid tuttavad võib-olla, kellega tulevikus midagi koos teha. Kõik olid sellised ikkagi positiivsed, et ikkagi on tehtud häid tehinguid ja on ka juba nagu õpitud nendest halvematest otsustest ja et seal seda potentsiaali paistis väga palju olevat. Ja laval saab ka palju nalja, minu arust esinejad on alati hästi valitud, et ja näiteks kõige naljakam jälle see, et alati on ikkagi see siuke elutõde, et see esitlus, mida sa nagu mõtled, et sa ei viitsi vaadata, aga kogemata jääd vaatama, siis tegelikult see on väga hea lõpuks. Ja see, kus sul on ootused hästi kõrgel, siis see kuidagi võib-olla mõnikord ei ole täpselt see, mida sa nagu ootad. Ja siis sa nagu ongi, ma ei ütle, et pettud, aga siis sa ei saa sealt nagu midagi uut. Et nendel festivalidel minu arust on alati see, et kuulata neid inimesi, keda sa eriti kuulata ei taha, siis sealt sa saad nagu midagi päriselt nagu uut ja põnevat teada ka. Et nende maailmavaade on nagu võib-olla teistmoodi ja siis tekib huvitavaid mõtteid. No võib-olla see näitab ka, vaata, tehti see oktsioon LHV juhiga õhtusöögile minna. Bossiga, mitte juhiga. Et nojah, ühesõnaga Rain Lõhmusest räägime siin. See näitab ka nagu ära, milliste võimalustega inimesed on, et õhtusöögi hind oli lõpuks 4800 €, mis läks nagu heategevuseks, aga 3-4 inimest konkureeris seal, pakkus nagu, et see näitab ka, et kõik ei ole nagu alustavad, aga samas oli seal inimesi ka, kes ütlesid, et nad alles hakkavad mingit aktsiat ostma või mõtlevad ja püüavad aru saada, kuidas see üldse käib ja vaata oli üks noormees, kes ütles, et tal on teenitud raha ja ei oska sellega midagi peale hakata, kuigi mingid korterit oli juba ostnud. Et mida kuhu ja veel võiks nagu nii-öelda liikuda. Jaa, see oli äge story, et võib-olla ma võtan hästi laiemalt kiiresti kokku, et üks tüüp teenis AI-ga paari kuuga 500 000, sellest 300 000 investeeris ära korteritesse ja siis 200 000 oli üle ja meile lihtsalt söögilaua taga ütles, et mul on 200 000, aga ma rahast ei hooli. Ja mis ma sellega teha võiks? Minu kõige esimene soovitus on, kui te ei tea, mida oma rahaga teha, siis ärge kellegi öelge ja olge nii kõva tasa, kuni te teate ise, mida oma rahaga teha. Et ehk siis oske raamatuid ja käige konverentsidel ja finantstarkusi omamas, et aru saada. Seks, muidu selle raha võtab keegi nagu niikuinii ära. See ei tähenda, et halvas mõttes võtab ära, aga keegi võtab endale, kes siis teeb ise endale raha ja annab teile väikse protsendi. Et anna mulle, ma investeerin sinu eest, et see tõenäoliselt ei pruugi hästi lõppeda. Et oma raha võiks õppida hallata selles mõttes, et meil läks see teema nagu seal selles mõttes laiemaks, et kui sa omad autot, siis auto eest sa pead koolitsema, sa pead teenises käima, sa pead ikkagi nagu midagi tegema selle jaoks, et see auto säiliks. Rahaga võiks samamoodi mõelda vähemalt, kui sa rahast ei hooli. Et midagigi võiks õppida, et see raha säiliks või siis oleks 10 aasta pärast ka see kogus nagu olemas või et lihtsalt ei läheks kellegi kätte, et järgmisesse Tartu laenuhoiu ühistusse ei paneks, et saaksid ikkagi aru nendest riskidest. Et kõige olulisem, mida võib-olla festivalil räägitakse ka, on see, et kui sul juba raha on tekkinud ja tekkimas, siis kuidas neid riske hallata ja mida nagu arvestada. Et kinnisvara puhul on hästi palju, mida siis festivalil räägiti, on see riskide hajutamine, mis on portfelli hajutamine siis riigiti ja ei ole see nii meelakkumine midagi. Igal festivali laval seda öeldakse ka, et ükskõik kui riiki sa lähed, sa pead arvestama, et seal võib olla mingi jama, mingid riskid ja sa ei tea midagi. Et kõige parem on ikkagist alusta siit, kasva siin piisavalt suureks ja siis võib-olla mõtle, aga et kui sa ise koha peale ei lähe ja loodad, et lihtsalt Instas näed mingid ägedaid Dubai reklaame, et tule ja saad 15% tootlust, siis sellist asja ei toimu tegelikult. No nagu seal toodi ka välja, et ostati mingi korter, lubati neile, et neil on seal Airbnb võimalus ja tuli välja, et ei olegi hoopis ja 9 kuud inimese investeering seisis lihtsalt tühjalt, sellepärast ei saanud seda üürile anda nagu. Tallinnas ja Eestis on võib-olla lihtsalt see, et uuri ühistu kohta, proovi küsida naabrite kohta, kommunaalarved, sellised asjad, mida võib-olla ei taheta nii selgelt välja tuua sulle müüa poolt teinekord nagu. Ja hiljem oled sa istud seal korteris ja kommunaalarved on teistega võrreldes, ma ei tea, kolmandiku või poole võrra suuremad ja sa ei saa seda korterit nagu üürile antud nagu. Jah, nii et tuleb endale nüansid selgeks teha, mida me kogu aeg Martiga räägime, et meie põrkame ja anname nõu kogu aeg inimestele juba, kui on asjad ostetud ja siis nõu anda on nagu selles mõttes keeruline, et siis on juba probleem käes, et
tihtipeale, kui te hakkate oma esimest üüriportfelli korterit võib-olla ostma või flipi korterit tegema, siis tasuks inimestega nõu pidada, kes iga päev turul toimetavad. Need ei pea meie olema, aga küsige kindlasti nõu, kes teevad turu peal asju. Mitte kes ei ole teoorias teil lihtsalt nagu tugevad. Käige erinevates finantsasutustes, nii-öelda pankades, küsige erinevaid nagu pakkumisi, nad teevad erinevaid pakkumisi. Ja ainult pangad ei ole meil finantseerijad täna, eraisikud annavad väga palju laenu, siis on igasugused muud finantsasutused, mis annavad laenu. Ja neid võimalusi on palju ja nad iga kord ei olegi tead kui kallid nii-öelda, et mõnikord on paindlikumad ja mugavamad. Täna ise suhtusime näiteks, on hüpoteeklaen, lihtsalt huvi pärast ja saime ka ise targemaks ja nüanssides targemaks ja tegelikult on niimoodi, et päris korralik portfell on ja päris suur hulk inimesi ongi siukseid tegijaid, kes turu peal võtavad siukseid alternatiivpangast nii-öelda või alternatiivfinantsasutustest laenu, et teha korterid korda ja siis osta, müüa, vahetada nii-öelda. Ehitada ja kõik muud sellist. Et pole oma raha alati vaja, et pealehakkamist on vaja. Mis mulle seal võib-olla mitmelt lavalt nagu silma ei oli see, et ega see nii-öelda see rikkus või see heaolu ei ole täna tulnud nagu kergelt. Et see oli üks asi on ju, et on ikkagi aastaid või aastakümneid seal tegutsetud, et jõuda täna, ütleme näiteks siis investeerimisfestivali lavale teistele rääkima, et ma olen täna edukas on ju. Seal on mingid pangajuhid ja veel erinevaid ettevõtjaid ja aktsiatega tegelevad inimesed ja nii mõnigi tõi välja oma nagu seda portfelli hajutatust ja ongi, kes oli siis kinnisvara, krüpto, aktsiad, mitu inimest tõid välja, et ikkagi oma vaba aeg, pere, kõik sellised asjad on toetavad, vajalikud, oma nii-öelda tervis, oma eluga tegelemine nii-öelda, mitte ainult raha taga ajamine, et seal, kuidas ta nimi on, Katri Teller vist on ju, tema nagu minust toredalt tõi välja, et ta ongi hästi palju nagu tööd teinud, hästi palju tegutsenud ja täna ta tunneb ennast õnneliku ja rõõmsana see, et ta nüüd ei tegutse kogu aeg, et ta saab tegeleda teiste asjadega nagu, et kes käis, see teab, aga seal oma majapidamisega nii-öelda ja see teeb teda rõõmsaks, et leidke oma elus ka nagu asju, mis nagu rõõmsaks teevad lihtsalt niisama, mitte ainult nagu raha teenimine. Ja see, võtta kui need mitu, rääkisid need, kes on välismaale investeerivad nagu ka, naiste rahvad olid seal, et see oli nagu ka, et ikkagi küsiti, et mis siis nagu parim nõuanne või esmane nõuanne on, et öeldi, et hakkage lihtsalt tegutsema, et kui teil on piisavalt rahalisi vahendeid, hakkage tegutsema, niikuinii üle analüüsivad inimesed alati nagu ja siis tekivad nagu veel suuremad hirmud, et loomulikult teatud asjad peab olema kindlasti läbi arvutatud, info välja otsitud, igasugune, mis võimalik vähegi on nagu, aga niikuinii tuleb igal pool mingid asju välja veel nagu. Ma arvan ka. Tegutsema hakkamine oli nagu oluline, kas või seal ka samamoodi aktsia asjadest räägiti teisel vestlusel, et ei pea raha koguma hullult, et hakata aktsiatega või investeerimisega tegelema, et vähehaaval lihtsalt kas või iga kuu mõni, ma ei tea, mingi protsent oma sissetulekust või mingi summa või... See ongi see kõige olulisem koht, et harjumuse loomine. Inimesed ei tegele sellega. Tihti inimesed ongi ju see, et mul ei ole raha, et ma hakkan koguma ja siis hakkan investeerima, aga ütleme, et nende soovitus oli ikkagi, et vähehaaval hakata lihtsalt nagu katsetama nagu. Enda pealt teades siis samamoodi väikeste sammudega jõuab suuremalt asjadeni, et ma ka tihti kuulen, kunagi kui alustusin eriti, siis sai rohkem räägitud sellest, et tutvusringkonnas, et kui mul oleks suur summa raha, siis ma investeeriks sinna, et tegelikult oma nahal võin öelda, et kui järsku mingi vähegi suurem summa kontol on, siis samamoodi tekivad hirmud ja kui sa ei ole harjunud nagu raha paigutama ja investeerima, siis tegelikult ka suurema summaga ei julge sa üldse seda nagu ära paigutada, sellepärast et siis tekib see hirm, et aga ma jään sellest ilma, et 10 eurot on palju lihtsam tegelikult justkui nagu kaotada ja õppida siis nii-öelda või 100 eurot või 1000, kui näiteks 100 000 või ma ei tea, 3200 000, et kui sul ei ole seda harjumust raha tööle panna enda eest, siis sa ei tee seda suurema summaga absoluutselt mitte. Enamus ei tee selleks, et siis on veel suurem hirmseks, et see on piisavalt suur summa võib-olla, et 10 aastat niisama või ma ei tea, 5 aastat mõnusalt elada ja siis on see jälle otsas on ju.
aga jah, nii on, et inimesed teevad erinevalt oma otsuseid. Nüüd raha võimendamisest oli juttu, et noh, et ikkagi nagu võtke laenu võimalusel loomulikult teadlikult ja läbi arvutatuna, et ärge investeerige nagu raha, mis noh, nii on oma viimast raha, nagu öeldakse. Ei, viimane raha investeerige kindlasti ära, aga kui me räägime võimendusest, siis täna tegelikult pangad teevad väga suure töö ise ära, et nad ei anna teile niikuinii liiga palju raha sisse, et siis peab midagi väga-väga hapuks minema ja midagi väga kardinaalselt muutma, mida keegi ei oska ette näha, et neid laenu ei suudetaks siis teenindada. Et see loan to value on ikkagi selles mõttes täna pankade poole pealt nagu päris selgelt nagu paika pandud, või siis kui te võtate kodulaenu korterite ostmiseks, siis ja seal ka on see päris nagu mõistlikult paigas, et ei saa ennast nagu tegelikult üle laenata. Et see ei ole nagu Ameerika, kus sa saad kogu aeg olemasoleva korteri vastu lihtsalt, mille value on tõusnud või see väärtus on tõusnud, et sa saad kogu aeg nagu, noh, Inglismaal tehakse ka seda, võtad justkui selle tagatisel kogu aeg uue laenu peale ja kui see 2008 näiteks tuleb, siis kukub kõik kokku, on ju. Ja miks see kõik kokku kukkus, oli ju lihtne, on ju. Enamus kinnisvara, kõik laenud, mis olid välja antud, sissetulekuid ei olnud, jah. Sissetulekuid ei olnud, pluss varaväärtused kukkusid nagu kordades rohkem. Ja muud kulud ka suurenesid, jah. Laenu järg. Kas siis on kõik nagu Eestis või? Kõik oli Eestis. Eesti läheb kõik moodi kallimaks. Okei, aga siis teine teema, millest me täna tahtsime rääkida või sul on veel mingi teema eraldi või? Ei, ma tahtsingi öelda, et sul on märksõna, hakka tegutsema. Hakka tegutsema, et lihtsalt kas või vähehaaval tee kuskil endale konto ettevõttega või eraisikuna. Tasapisi sinna raha, kanna lihtsalt natuke raha. Tule festivalile. Raha sinna kannud, siis sa kindlasti mõtled, mida juba osta ja siis juba ära osta nagu. Ja tule festivalile, siis saab räigelt palju saunas käia. Et ei pea nagu 100 000 bitcoiniga kohe alustama, et saab ka nagu... Praegu ei ole 100 000 ju, 60 000. No ma lihtsalt on näiteid. Nii et alusta 60 000. Seal oli ka palju juttu, et mingi 2 euroste aktsiatega inimesed seal nii-öelda ostsid müüsid. Noh, et see aktsiate hind on seal 0 kuni tuhandeteni ja kümnete tuhandeteni, et neid väikseid aktsiaid saab ka kohe osta. Jaa, et igaüks peab ise omale selle varaklassi välja mõtlema. Ja noh, pangad ka juba sa saad, kas või LHV-s saad juba kohe osta ja sa ei pea tegema eraldi mingid kontosid asju kuskile börsidele nagu. Jah, mõned liigutused peab ikkagi seal tegema samamoodi, aga selle poolest täna on tehtud hästi palju see lihtsamaks, kui see võib-olla vanasti oli ja lõpuks igaüks peab ise leidma selle. Et kui rääkida üldse investeerimisest, siis ma nii hästi mäletan, minu esimene pisik üldse investeerimisest oli esiteks oli 7 aastat tagasi, siis 8 aastat tagasi tegelikult täna raamatute lugemine, aga teine selleks, et raamatute lugemine ongi esimene investeering, mida sa üldse oma elus teha saad. Hakkad lugema finantsraamatuid, natukene psühholoogiat, müüki, kõike sellist, sa ostad seda raamatupoest, see ongi finantseering sinusse endasse. Ja sel hetkel tekib julges, siis ostsin hõbemündi ja sealt hakkas kõik nagu see julgus pihta, et ma päriselt ostsin midagi, mis justkui võiks, noh, lugesin hõbekulla raamatut, et arvasin, et nüüd olengi rikas, et ostsin hõbemünte endale. Ja nii ongi. Hõbemünt sellel ajal, kui mina hakkasin neid ostma ja vahepeal ostsin, täna ma ei oma ühte hõbemünti, aga maksis 10 euri unts, nii et üksjagu on tõus olnud ja kuld maksis tonn või siis 800 või midagi sükest. Räägime untsist, euri. Okei, aga millest me veel rääkida tahtsime on see, et me ise tegelikult, kui kellegil on mingid kortereid, millega ise pea üle käi, siis on erinevaid mõtteid, et me konsultiga tahame osta ka uuesti siin turu peal, oleme ringi vaadanud, aru saanud, et tahaks käed sügelevad mingid korterid flipata. Nii et andke märku, kui teil on mingid põnevaid üheseid, mingi suurema köögiga, siis on eriti äge, või siis 2-3 tunneme huvi, vaatame piirkonna mõttes. Noh, ütleme nii, et Tallinna kesklinna ma ise ei viitsi ronida selleks, et ma tean seda konkurentsi ja pole nagu minu meepott, mulle meeldiks nagu kõik, mis jääb Tallinna äärealadele, et vahet pole, mis suunas siis. Ja võib Tallinnas ka, aga selles mõttes huvi pakub ikkagi kõige rohkem selline Tallinna äärealad, mind huvitab kõige rohkem tegelikult Jõelähtmaa valla pool olevaid kortereid ja kinnisvara nii-öelda. Ja see palju praegu loo on nagu? No üks on loo, tegelikult on Iru seal, siis tegelikult on, noh, ma ei tea, mind Lasnamäe lõpp ka ei nagu hirmusta. Kostivere,
kõik sellised väiksed piirkonnad meid tegelikult huvitavad, selleks et tegelikult me tunneme neid piirkondi hästi ja kui me midagi põnevat näeme, siis kindlasti saame nagu kiiresti tagasiside anda. Et kõiki korterid kindlasti, mis meil pakutakse, me ära ei osta selle pärast, et lõppkokkuvõttes me vaatame, kas seal on mingit perspektiivi ka meie jaoks. Ma arvan, meil on partnerid, kellele pakkuda siis ka. Jaa, aga igatahes lihtsalt, et siis kõik avalikult teavad, et me ka otsime. Ja kindlasti oleme ka huvitatud sellistest projektidest, kus on teil korter käes, remontimata ja ise ei ole tahtmist või aega või piisavalt vahendeid, et see korda teha ja siis maha müüa, et rohkem kasumit saada, siis võime ka sellest rääkida. Et võime ka sellest täiesti huvitatud olla, et teha siis ise remont ja ise see müügiprotsess läbi viia ja siis pärast lihtsalt kasumit jagada. Et see on ka alati teema, mida saab teha ja kuidas seda tehakse, seda me saame juba siis omavahel suhelda ja rääkida. Et turul me teame ikkagist täna seda, et kuna uusarendused ei ole lasknud oma hindasid kuidagi moodi alla piisavalt avalikult ja suurelt, siis hinnakäpp on lihtsalt vana korteri puhul ja uue korteri puhul nii suureks läinud, et see tõstab teise järgu korteritel võimalust nagu seda, et saab mõistlikult kellegile turu peal pakkuda, kui sa pakud nagu head toodet, et korda ja see meie mõte on ka, et täna võiks seda jälle teha. Et seda on juba, tegelikult me oleme näinud niisugune aastakese, kus inimesed, kus seda tehakse ja seda on võimalik teha. Endal on mõned asjad ka silma jäänud, aga on käest lipsanud sellepärast, et tavaliselt selliste korterite puhul oleme ausad, on kõige olulisem koht ostuhind. Ja ostuhind on tavaliselt see, et kui turu peal ostavad ka inimesed, kes nii hästi hindadest midagi ei tea ja loovad selle väärtuse võib-olla ainult nagu, või püüavad seda lisaväärtust luua ainult nagu emotsiooniga, siis meie oleme natuke selle koha pealt ratsionaalsemad, et me püüame kui aus olla ikkagist raha tehakse ostes, ehk siis tegelikult me teeme head pakkumised, aga me kindlasti ei tee selliseid pakkumised, kui turg peaks muutuma natukene siin, ma ei tea, poole aasta jooksul, et siis on nulli projekt või siis miinus on ju. Mustamäel ma vaatasin, et on nagu neid näiteks ümber tehtud üheseid, kahesteks. Ja see hinnavahemik on, ütleme, 120-145 000, nii et ma ei tea, kas nad on nii erineva kvaliteediga ja sa mõtled kõik nagu korda tehtud korterid ja sellise hinnavahemiku erinevusega ühesed, mis on kaheseks tehtud erinevate asukohtadega seal küll, aga müügis on mingi 120 kuni 140 000 140 000 seal vaata mängib tegelikult rolli, kus ta asub on ju, seks, et mõned piirkonnad samamoodi Mustamäel 140 tundub mulle väga utoopia juba, see peaks uue maja veid ikka võib-olla olema. No ei olnud. Et 135 ma olen näinud, aga võib-olla siis on juba 140 ka, et see on küll siis uus rekord. Et mul on nii hästi meeles kuidagi, et viimasest buumist, mis oli see koroonajärgne rahatrükk ja kõik muu, siis oli see Mustamäe tipphind oli seal kahetoalisel 135, ma mäletan, et käis kogu aeg läbi. Siis ahetasime suurem kahene ikkagi siuke korralik. Aga täna on vaata see, mis on muutunud trendina ikkagi turu peal on see, et täna pigem klient ei osta seda suurust nii väga, see 45 ruutu teda ei huvitagi, ta ostab ka hea meelega 35, kui on tehtud köök, on magamistoaks tehtud. Maja renoveeritud, madalad kulud, normaalne korus, rõdu võiks kindlasti olla, mis annab väärtust juurde. Ja parkimine ka ikkagi loogilisem kui see, et õhtul kohta pole. Mis Mustamäel kahjuks või õnneks vanadel majadel ikkagi on see mure. Aga ma olen aru saanud, et tegelikult kui Mustamäele samamoodi ostavad päris paljud kliendid, kes kui nad ikkagi midagi näevad, siis nad võib-olla panevad silma kinni veid selle auto parkimiskoha pealt. Aga keegi, kes ikkagi ajab nagu väga kindlalt, ma ei tea, 2 autoga sõidab peres, siis nad ikkagi tahavad seda parkimiskohta ka saada. Ja see ei parane kuidagi, sellepärast linnaosa valitsus on just nagu ei anna uusi võimalusi juurde, see on laieneda väga nagu. Jah, seal ongi naljakas, et tegelikult neid rohealasid on Mustamäel majade vahel päris palju. Ma olen näinud mõnes ühistus on suudetud teha seda, kui see kinnistupiir on nagu suurem kui majaga väga paljud Mustamäe majad on lihtsalt niimoodi, et võib-olla 3-4 meetrit on see maja ümber ja siis on tegelikult ülejäänud linnamaa. Kõik on linna tänama. Aga siis, kui on ühistutel nagu olnud suurem roheala ka, siis on tehtud niimoodi autojagu nagu see roheala võetud ära ja on tehtud nagu lisarida juurde, siis see on lahendanud selle probleemi. Linnaga mingisugused isegi rendilepingud jah, pikaajalised. Kasutuslepingud nagu mingi 5. No lool samamoodi ju. Aga mis siis 10 aasta pärast saab, kui linn ütleb, et ma ei... Ei need ei tehta nii lühidalt, need lool on meil ju
samamoodi loopargis on 50 aastat. No see oli 50 aastat, mujal on vähem, ma tean. No 10 aastat võib-olla tundub tõesti lühike, aga selles mõttes ega tegelikult oleme reaalselt, kui see 10 aastaks tehakse, see tehakse sellepärast, et siis ta ei ole kuidagi moodi nagu siis saab 10 aasta pärast uuesti üle vaadata, aga eeldatavasti on seal mingi tingimus sees, et tegelikult seda jätkatakse, kui seal nagu kõik on korras ja nii edasi, et ma ei usu, et keegi selle järsku ära võtab, et see ei ole ka nagu loogiline. Et saame näha, need tulevad alles need asjad, on ju. Et tegelikult kui me räägime üldse nagu mingitest rendile andmistest asjadest, ega tegelikult on ka kortermaju, mis on hoonestusõigusega, mis tähendab, mul on siin mõned inimesed küsinud, olen ise saatnud paari projekti osta, kus samamoodi müüakse kortereid, aga tegelikult see maja all olev maa ei kuulu tegelikult sellele ühistule. Et see kuulub linnale näiteks ja siis seal on ka hoonestusõigus antud 90 aastaks või 50 või... Kakumäel on ka 50 aastat. Et neid kortermaju on küll ja küll tegelikult nii Tallinnas kui väljaspool Tallinnat. Jah, endiselt. Ja ostetakse ja tegelikult kui rääkida hinnast, siis oleme ausad, see nagu hinna osas tegelikult hindad ei too seda eraldi kuskil nagu suure miinusena välja. See ei ole miinusena, kuna juriidiliselt on kõik ju korras. Jah, korrektne nagu. Lihtsalt ühel hetkel, kui see tähtpäev saabub, praegu on ikkagi majaelanikud välja ostnud selle maa nagu. Et see on nagu see praktika olnud. See on see praktika olnud jah, aga lihtsalt lisakulu jälle. Alati võib olla mingi tagasid, millega peab ühistu siis tegelema hakkama, et see ei ole ühe korteri probleemi, aga lihtsalt kindlasti see tekitab mingi asjatundmatus ostjas nagu muret siis, kui näiteks see hoonestusõigus on näiteks ainult 2 aastat jäänud. Et mis siis saab tegelikult, on ju? Sinna veel, see aeg tuleb kunagi. Et aga jah, meie ei näe seda. Me näeme ikka selle pärast meditsiin areneb Marti ja me saame uued südamed ja sina saad ja sina saad ka kõik uue veresoonkonne. Me oleme surematud. Optimism on olemas. Nagu investeerimisfestivalil ja optimism oli suur. Ühesõnaga, tulge järgmine aasta festivalile, minge vaadake, me ei ole kuidagi sellega seotud, praegu lihtsalt me oleme värskelt tulnud seal ja emotsiooni pealt ja tegelikult plaanisime käia ainult 1 päev, aga saime piletid ja saime mitu päeva käia. Mina käisin üle-eelmine aasta ka tegelikult esimest korda, mulle väga meeldis. Ja seal, kui tahate lastega tulla, saab lastega tulla, seal on lasteala, siis seal on igasuguseid söögikohti, siis saab passide sees on nagu nii see toidukorrad ka. Seal saab ööbida, seal saab telkida, seal saab autolahkaga tulla nagu you name it ja see aasta oli jälle kõige rohkem inimesi vist, üle 3000 inimese vist oli seal piletid müüdud, et päris korralik hunnik, aga see ala on nii suur, et seal ei teki siukest kitsast tunnet, et nagu me ei mahu ära. Ainult saunas tekib. Toidu söögijärjekorras. Söögijärjekorras ka jah, korraks. Võtke oma võileib kaasa ja saab rohkem süüa. Ei pea võtma, seal on nii palju teenusepakkujaid. Iga aasta on mingid autod ja. Jah, seda küll. Et mis siis suve teine pool toob? Juba on suve keskpaik. Suve keskpaik juuli. Meil on ainult 6 aega veel ja siis on suvi läbi. Lähme jälle kooli ja. Siis on suvi läbi. Mis ta ikka toob? Üritame siin mingid projektid ära teha. Minul on näiteks siin, minu eesmärk juulikuus on võib-olla üks potentsiaalne arendusprojekt veel maha müüa. Ja et susiseb, lõpp paistab, aga allkirju pole nii, et siis ei ole midagi tegelikult. Ja mul on tegelikult selle projekti müügi üle mõlema osapoole kohta nagu üli hea meel, sellepärast, et üks on seda nagu läbi aegade proovinud kogu aeg nagu kuidagi ära müüa ja siis tegelikult seal on nagu alati see segadus olnud, et ei ole olnud asjatundlikult ostjad, kes nagu oskab tegelikult öelda, kuidas tegelikult seal asjad nagu lahenevad. Kuidas lahendada neid asju. Et just see infraarendus ja kõik see. Kilomeeter, mis trassi seal vaja oli ehitada? Kanalvesi täna. Kanalvesi, kilomeeter. Kuigi tegelikult on nagu kinnistu piiridel ka linnatrass olemas ja siis ongi tegelikult inimene, kes seda täna osta tahab, on siis väga asjateadlik ja tegelikult sai need vastused ja ühesõnaga kõik need tingimused teada, et mis tegelikult teha tuleb selleks. Ja sellest vastavalt kujunes ka hind ja me tegime seda ka väga läbipaistvalt, mis tähendab seda, et kõik osapooled olid sellega nagu kursis kogu aeg, et see ei ole kuidagi uupi pakutud hind, et see ongi see, et siis ta tasub ennast ära ka. Aga teiselt poolt minu arust on see ka nagu, juhul kui see tehing peaks toimuma, siis ka väga hea ostjale, sellepärast, et selle tuleviku potentsiaal on see, et ikkagi kui see saab valmis, siis mina usun sellesse asukohta. Samamoodi, ma usun Tapale igatahes.
ma usun sellesse kohta ja kindlasti loodan, et saan võimaluse seal neid kinnistuid kunagi pakkuda, kui need peaks ka müüki tulema või siis juba koos majadega, kes teab. Et väga lahe koht on, ta on siuke mäenõlva peal, mulle väga meeldib ühesõnaga ja asukoht on minu arust super koht. Super koht Tallinna äärealal. Eramajad ja ridakad ja paarismajad. Jah, täpselt nii. Ja eile tegin analüüsi Raasiku vald Aruküla kohta. Et lihtsalt teile ka infoks, et suur üllatus, seal eramajasid müüakse retside hindadega 430+1000 oli mitmeid tehinguid, siuksed lihtsad ilusad uued majad, mitte midagi ülifäntsit, aga kenad ja modernsed ja praktilised ja lihtsalt see oli mulle väga suur üllatus, kuna iga päev sinna Raasiku valla poole ei vaata, sellepärast et kusjuures mul üks sõber küsis jumala hästi, et kas ta on siis vähem menukas kui näiteks Kose Alevik, et Aruküla Raasiku vallas või siis Kose, et täna ikkagist Kose on nagu siuke trendipunkt, et seal on ka teisi arendusi juba sees, mis näitab seda, et tegelikult ka mingid arendajad on saanud meelekindluse, et seal võib asju teha ja tegelikult saab päris kõrghinnaga müüa justkui, et see annab alati sellele mingile Alevikule või asukohale nagu kindlasti, kui mingi suur arendus sinna sisse läheb, kortermaja arendus, see annab nagu selle ilme, et ka kõik teise järgu korterid seal tõusevad selles piirkonnas ühel hetkel ja sinna kolib inimesi ja tegelikult seal asjad toimivad. Et Raasiku kohta ta ei ole lihtsalt veel trendi jõudnud, võib-olla kunagi jõuab, me räägime Arukülast praegu spetsiifiliselt, aga lihtsalt ta on ikkagist nagu teise siukse olemusega koht, kuhu lihtsalt tavaline tallinlane nagu ei mõtle, et lähen elan Raasikul, et sinna läheb inimene kaugemale nagu väga ei tahet ja aga kuigi hinnavahe seal on olemas ikkagi nagu. Kuigi Kosel täna ma näen, et sinna kolivad ka inimesed, kes ei ole Kosega kuidagi seotud, et sinna lähevad lihtsalt sellepärast, et sa saad nagu selle raha eest näiteks võtame 400 000 või 350 000 sa saad päris ägeda nagu uue asja versus see trass on nagu nii hea, sul on sealt 4-realine terve aeg, tuled 20 minutit, oled Ülemistel. Kui 450 on hind, siis ongi, et kas ostad Peetrisse on ju 2005 aastal ehitatud maja, sama hinnaga või siis ostad sinna nagu uue elamise vahe on pool tundi, aga kus keegi elada tahab nagu. Jah, et lõpuks ongi see, et väga erinevad otsuseid tehakse, lõpuks me ei saagi, näiteks ma olen siin paari tuttavaga kokku saanud Keila taga 4 kilomeetrit, vaatasin ühte projekti, kus tehakse ka eramuid ja ridakaid, hästi fancy'd, hästi ägedad, siuksed 4,5 meetriste lagedega, maaküttega, kõik hästi ägedad majad ja hinnatase on seal 450-500 000 ja lähevad nagu soojad saiad ja inimesed, kes elavad Tallinnas, lihtsalt müüvad kodu maha, lähevad sinna elama sellepärast, et nad saavad nagu väga ägeda projekti uus keskkond välja loodud, siukene äge arendus ja Keil on väga lähedal ja inimesed lähevad sinna elama ja lihtsalt täna ma näen turul siukest väikest nagu mõttemaailma muutust võib-olla, et inimene ikkagist otsib selle 1 krooni euro eest nagu maksimum siukest välimust ja stiili ka, et tal on hästi oluline see noorte inimesed. Kui ma siin Viimsi maja viimati müügis oli, see oli nagu mitme kliendiga jutuks, et nad ostavad ennem uuema ja väiksema kui vanema ja suurema. Mis sa arvad? On ju? Hakkasid tööle? Ma korra hakkasin tööd tegema, ütle uuesti, mis sa ütlesid. Et paljudel ongi valida, et kas ta ostab nagu samas, ütleme siis Peetrisse või Kakumäele või Viimsisse uuema maja mingi 20 pluss aasta on ju, tähendab 2020 või isegi 2025 on ju, 100-120 ruuduse uue või siis ostab seal kõrval nagu mingi 250-300 ruutu 2010 aasta maja. Hinnad on ühed, aga maja on täiesti erinev nagu. Absoluutselt. Kusjuures ma nende 10 aasta jooksul natuke peale tean nagu tegelikult ühte klienti tean, kes ostis nagu just sellepärast ainult maja, et tal oli oluline, et seal oleks hästi palju ruutmeetreid ja see oli täiesti nagu remonti vaja maja vaata. Ja tegelikult ma hiljati just taga rääkisin ja ta ütles, et nagu kui ta oleks teadnud, et kõik see rekk nagu nii palju raha nõuab, siis ta poleks kunagi seda projekti ostnud. Aga talle meeldis see, et ta saab nagu, see oli reaalselt mingi 300-400 ruutu nagu vana Telliskivi eramu. Seal tuli kõik nagu ajapikku nagu ümber vahetada ja teha.
aga tal on oluline suurus ja avarus, nagu see ruumikus, et on hästi palju nagu ruutmeetreid. Aga neid inimesi tegelikult täna turul ei ole, et otsitakse optimaalsust. Maakütte kõige parem, õhk-vesi järgmine. Ja soovist tagasi venti. Need kõik on elementaarne juba ja tegelikult see suurus ei ole üldse oluline, et tegelikult tubade paigutus ja see on nagu palju olulisem, et täna ma siiamaani näen nagu ridakaid, kusjuures eile just vaatasin, ma ei mäleta, mis projekt see oli, aga siiamaani näen neid lahendusi ridakaid, ma ei saa sellest aru, et tehakse ridakas ja teisele korrusele tehakse saun. Sinna trepist üles minnes kohe tubade vahele. No miks sa teed teisele korrusele sauna? Või sissepääsu juurde, et sõbrad, nagu kui tulevad sõbrad külla, siis nagu sa ei lähe nendega teiselt korruselt trepist ei hakka alla tulema. Ja rõdu seal ka ei ole nagu, et noh. Sul sõpra ei ole, siis sa võid, aga reaalsus ma olen näinud neid ridaka projekte väga palju vanast ajast ka ja neid saunast ei kasutata tegelikult. Et üliarva, kui üldse keegi tööle paneb. Et kui sa teed ikka ridakat, siis ma ei tea, minu loogika ütleb, et see võiks olla esimesel korrusel elutoast kuidagi nagu kõrvalosa ja saaks terrassile vähemalt minna sauna eesruumist. Et ma tean, et need ruutmeetrid alati välja ei mängi, aga pigem siis tee sellest mingi konku või ma ei tea. Aga igatahes ta annab kuidagi parema lisaväärtuse kui see saun, et teisel korrusel saun, ma ei saa sellest aru, et tehakse siiamaani. Aga see, ma ei peagi saama kõigist aru. Maitse üle vaielda. Või siis näiteks maitse üle vaielda, kui rääkida maitsest. Ma lihtsalt mõtlesin, et huvitav, kust tuli arendajatel kunagi idee, et teeme kortermaja, millel ei ole trepikoda, vaata need lahtised galeriimajadeks nimetatakse neid, kus nagu tegelikult ei ole seda sooja trepikoda, vaid on uks ja lähed korterisse kohe. No Viimsis on neid seal Suurkaare tänaval, siis Peetris on neid esimesed kortermajad, mis tulid, olid siuksed. Ja mina kogu aeg mõtlen, et kuidas, ei see ongi kokkuhoid, sellepärast, et sa ei pea ju ehitama kinnist soojustatud trepikoda, klaase panema, et kui mida iganes, et see oli kunagi, ma arvan, keegi tuli selle geniaalse peale paberi, kuidas saaks 200 000 võita nii, et kasumit jääks rohkem ja siis, aga kaotame trepikoja ära, võtame need seinad ära siit. No see on välismaal on ju sellised. No USAs jah, nagu võib-olla võetigi USAst üle, on ju. Ühika majades ma tean, et tehakse, aga seal on teine temperatuur, et meil on siin Eestis ikkagi nagu vahepeal -30. Kõik on ära müüdud. Ja sul reaalselt nagu puhub tuul nagu ja lumi otse aknasse või sinna ukse vastu. Seal Peetris on üks korter, 3-toaline, samasugune väljast lähed trepist üles, lähed tuppa, aga sul on 3 suurt rõdu. Äge. No näiteks jälle, kompenseerib küll. Igatahes, mis seal ikka, tehke tarku tehinguid ja näeme ka notarid ja tegelikult on kõik hästi. Ja tegelikult teevad kõik ägedad tööd ja lihtsalt vahepeal imestada ka näed. Ükstapuha, mis see on, et hakkab lihtsalt tegutsema. Ükstapuha, mida tehakse, kõik ostetakse ära. Investeerimine. Kõik oleneb hinnast. Jah, seda küll. Jah, nii et tänaseks on koos ja näe, me läksime ajast üle. Andke teada, kui suhelda, küsida. Tšau. Tšau, kõik head.